tavaliste laisa inimeste turismirandadega on Koh Changil okei. Võid sisuliselt kohe hotellitoast liivale visata. Kui aga otsid natuke privaatsemaid postkaardilaadseid vaateid, tuleb arvestada, kas seal samal ajal viibivate suurte turistihordidega või siis on neisse paikadesse lihtsalt tiba keeruline saada. Midagi sellist ootas ees ka Koh Nam saare kaunile ja pisikesele rannale minekul, sest sellist ohtlikku ja ülikitsast järskude tõusude laskumistega metsateed igaühele ei soovitaks.รักกันชอบกันก็หลายวันอยู่อยู่ดีๆจู่ๆเธอก็จากไปจังข้าวของเครื่องใช้ก็ยังดูดีแต่ซีดีบอมมาเล่กลับหายไป Siia tulemiseks peab kanuu rentima või taksopaadi või midagi sellist või siis koos hiinlastega laevaga. Võimalusi on, ujudes võib ka tulla. Nüüd aga läheme uurime veel ka Koh Changi ümbrust juba natuke kaugemalt, kuhu naljalt kanuusõiduga kohale ei jõua. Kuulsin, et kusagil ühel pisikesel imekaunil saarel pidi asuma mahajäetud kummitushotell. Enne seda aga nagu ikka kohalikud aasiapärased sadamamarketid ning enne järjekordsele paadile minekut tutvumine kohaliku eluoluga, mis sellise omapärase vee kohale ehitatud linnaku näol kätkeb endas isegi teatud romantikat. Vau, täitsa uskumatu, aga ma jõudsin siia kohale. See on üks imeilus pisikene saareke, mille nimi on Koh Kam ja nagu siin näha on, siis on plaanitud siia kunagi ehitada kuulupärast 6-tärnist hotelli. Paraku aga hotelli ei tulnud sellepärast, et Tai valitsus ei lubanud siia looduskaitse all olevale saarele seda hotelli üldsegi ehitada ja ehitus jäi pooleli. Ja nüüd kogu see hotelli kompleks seisab siin nii nagu see töö siin kunagi katki jäi ja see on täitsa uskumatu vaatepilt. Ja üldse kogu see koht, et siin võiks mingisugune hotell asuda ja siin rannas ujuvad inimesed, see oleks nagu täiesti uskumatu vaatepilt. Praegu saab siia tulla niisama paadiga, olla siin päevakese näiteks ja õhtul sõita siis oma asulasse tagasi ja lihtsalt nautida siin seda täiesti ajuvaba vaatepilti. Ja kujutada ette, mis tunne oleks sellisel saarel ja just nimelt 6-tärni hotellis ööbida. Oli siis siia plaanitud lukshotell nimega Ananya Hideaway, kuid mille ehitus jäi pooleli ning selle kohta liigub erinevaid legende. Ilmselt minusugune sellisele luksusele muud moodi nii lähedal ei pääsekski, kui vaid antud trööstitus olukorras, mil troopilisse paradiisi plaanitud hüper-mega-luks hotell nüüd siin mahajäetuna vaikselt looduse osaks saab. Saarel küll ööbida pole võimalik, kuid kõrval asuvast Koh Mak saarelt on siia vaid paarsada meetrit aerutamist. Järgmises osas veedan jõulud hotellis ning otsin Bangkokis nuudleid.